Järgmine esineja räägib riigi sammudest energiakulude ohjeldamisel ja seda teeb energeetika osakonna juhataja Ando Leppimann Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Varsti saab temast selle ministeeriumi asekantsler ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on siis selline ministeerium, mis koordineerib toetusi hoonete soojustamiseks ja renoveerimiseks ning panustab esinevatesse energiasäästu meetodisse. Minu meelest see on äärmiselt tähtis teema. Palun. Aitäh ja tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud koduomanikud. Ma olen ka ise koduomanik ja seetõttu hoolimata tänasest ka ettekandest või sõnavõtust, kus ma esindan riiki, maja ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit, siis tegelikult kõik need teemad, mida me täna siin räägime, on ka mulle väga niisugused südamelähedased ja sümpaatsed. Aga esmalt tänan kindlasti Eesti Omanike Keskliitu kutse eest tulla täna siia teisele koduomanike kongressile siis esinema ja rääkima, mida siis riik on teinud ja kavatseb edaspidi teha, et tagada siis koduomanikele energia kättesaadavus võimalikult soodsalt. Ning ma usun, et kahtlemata leida ka siis tegelikult need lahendused, et koduomanike kiusaja tiitel ei peaks kuuluma tulevikus energiaettevõttele, sest ma julgen küll uskuda, et ei siis Eesti Energia töötajad ega ka tegelikult organisatsioon ise ei soovi kuidagi olla selles kiusaja rollis, et pigem kindlasti vastupidi. Tulles aga teemade juurde, siis paluti mul täna rääkida riigi sammudest energiakulude ohjeldamisel. Aga ma tegelikult vaatleksin selle teema püstitust natuke laiemalt ja ma mõtlesin pigem selles võtmes, et mis siis tegelikult koduomanikke peaks huvitama. Ja leidsin, et tegelikult neid teemasid on 3 ja esimene, mis tegelikult peaks inimesi huvitama, koduomanikke huvitama, tarbijaid huvitama, on see, et meil oleks tagatud energiaga varustatus. Ja see tähendab tegelikult seda, et kui me mäletame siin paar nädalat tagasi ja aastavahetusel toimunud elektrikatkestusi, siis me peaksime aru saama sellest, et energiaga varustatus ei ole hüve. Et see on asi, mille jaoks tuleb teha, selle energia kohale toomiseks tuleb teha väga palju tööd ja see kindlasti ka maksab midagi. Nii et kindlasti, kui tekib taaskord küsimus siis energia- või elektrivõrgutasude tõusust, mis on kahtlemata vajalik siis investeeringuteks nendesse võrkudesse, siis seda ei tehta mitte selleks, et lihtsalt hinda tõsta, vaid seda tehakse selleks, et need võrgud oleksid piisavalt head selleks, et siis ka see elekter kui toode kõikideni meile kohale tuua. Teine pool on kindlasti energia eest makstav tasu ja kahtlemata peaks ta olema ka riigi seisukoha pealt vaadates võimalikult soodne. Samas ma arvan, et ta peaks olema ka piisavalt tuntav selleks, et tekiks motivatsioon ja tahe seda energiat käsitleda tootena, saada aru, et seda ei tohiks raisata. Ja kolmas pool, mida ma arvan, mis peaks huvitama koduomanikke kindlasti, on see, et rääkides energiasäästust, me ei tohiks me ära unustada seda, et me tegelikult peaksime ennast kodudes tundma mugavalt, ehk siis teisisõnu elamistingimused, sisekliima kodudes kindlasti peavad olema head, nii et energiasääst iseenesest ei saa olla eesmärk, tõhusam energiakasutus peaks olema siis see. Eestis on kõikide nende teemadega tegeletud taasiseseisvumisest saadik ja välja on töötatud mitmeid tegevuskavasid, arengukavasid, kõike muud sellist ja kogu senist tegevust, olenemata siis sellest, et milline on olnud parajasti riigis olnud poliitika või millised on olnud siis muud välismõjud, võiks siis tegelikult kokku võtta kogu senist tegevust kui tegutsemist elektrisoojuse või kütustega varustamise kindlustamiseks ja sõltuvuse vähendamiseks siis sisseveetavatest või imporditavatest ressurssidest. Ja samuti on tegelikult riik tegelenud kogu aeg sellega, et vältida siis, et energiaettevõtted teeniksid oma tegevusega liialt suuri kasumeid, samas aga on siis poliitika olnud selline, et kahtlemata peaksid ettevõtted olema hästi palju turu peal, et motiveerida neid ikkagi oma äritegevust tegelema.
Ja kokkuvõtvalt võiks tegelikult öelda, et viimased 20 aastat oleme me tegutsenud energeetikas selle nimel, et kõik tarbijad saaksid siis võimalikult soodsalt varustatud nii elektri, soojuse kui ka kütustega. Sellegipoolest olen ma täna siin, on 2012 aasta algus ja koduomanike kongressi teemaks on energiasääst ja eluasemekulutused. Et miks see siis niimoodi on? Et riik loob energeetikasektoris sellise keskkonna, millega tarbijad peaksid rahul olema, aga tegelikult tarbijad ei ole rahul. Et ma proovisin siis küsimusi leida vast pigem selles osas, et kas tegemist on siis vähese kommunikatsiooniga riigi tegevustest või äkki peavadki tarbijad olema rahulolematud, et ka see on võimalus. Või on siis hoopis probleem äkki selles, et meie tegevust Euroopa Liidus juhib ka tegelikult Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika ja me oleme sõltuvad tegelikult siis maailma energiakandjate hinnamuutustest, millele viitas ka Märt Ots eelmises ettekandes. Et ma kaldun arvama tegelikult, et probleemiks on kõik eelpool toodud asjad ja neist kooruvad tegelikult välja ka need tegevussuunad, mida me peame riigi tasandil ette võtma, et Eesti koduomanikud oleksid siis rahul, nad ei peaks olema energeetikaspetsialistid ja koduomanikud saaksid mõtelda muudele põletavatele ühiskondlikele teemadele. Ja Majandus-Kommunikatsiooniministeerium kui Eesti energeetikakorralduse eest vastutav ministeerium jätkab siin kahtlemata senist kurssi energiaturgude liberaliseerimiseks ehk siis energiaturgude avamiseks ja kindlasti on meie huvi väga oluliselt ja võimaluste piires kaasa rääkida ka Euroopa Liidu energiapoliitika kujundamisel. See tähendab siis seda, et kindlasti on kurss monopoolsete energiaettevõtete kaotamise suunas just nendes turusegmentides, kus see turukorraldus on mõistlik ja võimalikke pakkujaid, teenuse või siis tootepakkujaid on palju. Ja samas on kindlasti ka palju loomulikke monopole, näiteks nagu energiaülekanne ja jaotusvõrgud, kus konkurentsi tekkimine ei too kaasa hinna alanemist, pigem vastupidi, ja sellised monopoolsed seisundid ettevõtjad tuleb siis kontrollida ja lubada neil teenida vaid mõistlikku kasumit. Ja nii on siis 2012. aasta jooksul kindlasti suuremateks väljakutseteks juba Euroopa Liiduga liitumisel kokku lepitud elektrituru avamine, järgmise aasta alguses siis maagaasituru korralduse muutmine selliselt, et tulevikus ei oleks enam gaasi ülekandmine omandiliselt seotud gaasi tarnimise ja müügiga ning sel aastal siis üks oluline teema on kindlasti uute taastuvatest allikatest elektritootmise toetamise regulatsioonide rakendamine. Nendest lähemalt rääkides, nendest kolmest teemast, siis elektrituru avamist 2013. aasta algusest peaks käsitlema tegelikult kui võimalust, kus siis elektritarbijatel on võimalus valida endale elektrimüüja, lähtuvalt siis kas soodsamast hinnast, tarbimisharjumustest või muudest sümpaatiat tekitavatest eelistustest. Ja riik, siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi isikus ja tema allasutused teevad siis kõik selleks, et oleks olemas see platvorm, mis tagaks võimalikult paljude energiapakkujate, elektripakkujate turule tulemise. Ning peatselt on algamas siis ka tarbijate teavitus, et milliseid võimalusi see elektrituru avamine kaasa toob. Kindlasti tekib siin paljudele küsimus, et miks ma räägin elektrituru avamisest kui võimalusest ja mitte sellega kaasnevast hinnatõusust, et siis tegelikult eelmine esineja väga selgelt näitas ka seda, et elektri hinna prognoosimine on suhteliselt tänamatu tegevus. Kui meil veel 2 kuud tagasi olid elektrihinnad turul tasemel siis kuskil 4,5 senti kilovatt-tunni kohta, siis täna me juba näeme, et need hinnad on tasemel alla 3,5 sendi kilovatt-tunni kohta, nii et kui me võtame tõepoolest nagu tänase elektrituru hinna ja tulevikutehingute hinnad, siis võiks öelda, et 2013. aasta elektrituru avamine üleüldse hinnatõusu kaasa ei too. Aga seda me ei tea, sest 2 kuu pärast võib olla elektri hind kas kõrgem või madalam. Möödunud nädala jooksul sai palju meediakajastust maagaasiseaduse muutmise
teema, mille tulemusena peab siis Eesti Gaas tagama gaasi ülekandevõrgu müümise ja see on samuti selge suund täiendavate gaasitarnijate ehk siis gaasimüüjate tekkimiseks, lisaks praegusele Venemaalt tulevale maagaasile. Ja võimaluse selleks annab kindlasti viimastel aastatel elu sisse saanud veeldatud maagaasi või siis rahvakeeli LNG gaasi turg ja hinnakonkurentsi tekkimine maagaasiga. Nii et siin on kindlasti oluline võimalus ka Eestil, kus gaasipakkujate rohkuse korral võib ikkagi prognoosida gaasi hinna stabiliseerumist või isegi pikas perspektiivis alanemist. Ja kindlasti on lisaks gaasi hinnale gaasituru tekkimise juures oluline ka veel siis ka varustuskindluse tagamise aspekt, mis potentsiaalselt annab siis ka Eesti riigile kindlust gaasi kui suhteliselt puhta fossiilkütuse tarbimist enam propageerida. Taastuvatest allikatest, elektritootjatele makstavatest tasudest on räägitud pikalt, võiks isegi öelda, et kindlasti liiga pikalt, ja selline ebaselge situatsioon ei ole kasulik ei tarbijatele ega ka tootjatele endile. Nii et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on lähtudes Vabariigi Valitsuse tegevuskavast siis pidanud siin viimaste kuude vältel läbirääkimisi sellesse sektorisse investeerinud ettevõtjatega ja ka nende ettevõtjate ühendustega ning eelnõuga oleme kavandanud välja tulla siis lähemate nädalate jooksul. Ja selge suund on siin kindlasti taastuvenergia toetuste vähendamisele, mis omakorda tähendab siis ka tegelikult taastuvenergia tasu vähenemist või stabiilsemaks muutumist siis meie kõikide elektriarvetel. Ja lisaks tuleks siin kindlasti mainida ka seda, et väga selgelt on uue eelnõu seisukoht see, et tarbijatel tuleb kinni maksta vaid see osa taastuvelektri koguse saavutamisest, mis on kokku lepitud meil Euroopa Liidu tasemel, ehk siis nii palju tuleb maksta taastuvenergia tasu, et saavutada siis see 25% eesmärk aastaks 2020. See muidugi ei tähenda seda, et Eesti ei suuda oma energiatootmist keskkonnasõbralikumaks muuta ja lubada siia uusi taastuvenergia tootjaid. Seda aga ei pea kindlasti kinni maksma tarbija ise, vaid need uued taastuvenergia võimsused peavad hakkama saama siis turutingimustel, kaasates siis projektidesse näiteks teiste riikide toetusi. Pidevaks märksõnaks ja kindlasti nii ka 2012 aastal on energiasäästu propageerimine, selle saavutamine ja peamiseks fookuseks kahtlemata hoonete muutmine energiatõhusamaks. Seda siis läbi KredExi poolt pakutava nõustamisteenuse kui ka hoonete renoveerimise toetamise. Ja kuna küttekulud paratamatult moodustavad meie laiuskraadil enamuse niinimetatud kommunaalkuludest, siis just hoonete soojapidavamaks muutmine annab siin suurima efekti kodukulude alandamisel. Ja lisaks korterelamutele on plaan siis ka veel sellel aastal võimalusel korral panustada eramajade energiasäästu ja loodetavasti saab sellekohaseid teateid anda juba siis viipea. Ning muidugi, kuna energeetika on suhteliselt pikaajalise viitajaga valdkond, siis eelpool nimetatud elektrituru avamine, maagaasituru liberaliseerimine ja taastuvatest allikatest elektritootmise toetuste piiramise mõju saab reaalsuseks alles tulevikus. Samas aga nende hoonete energiatõhusamaks muutmine on tegelikult kohest efekti võimaldav tegevus, nii et ma kutsun küll tõsiselt üles selle peale mõtlema iga koduomaniku ja uurima siin riigi poolt loodud võimalusi. Vaadates ka kaugemale ette ja indikeerides teemasid, millele on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil energeetikasektoris plaanis tähelepanu pöörata, siis veel selle aasta jooksul on kavas välja tulla kaugkütte korralduse muutmise kontseptsiooniga, et lõpetada ebaefektiivsus ja anda siis võimalus lokaalkütte rakendamiseks nendes kohtades, kus kaugkütte ennast õigustada ei suuda. Nii et tuleb siis motiveerida lisaks ka tegelema kaugkütteettevõtjaid või tegema kaugkütteettevõtjaid investeeringuid siis uutesse tootmisvõimsustesse, rakendama siis kohalikke kütuseid ja läbi selle siis tegelikult hoida soojuse hinda stabiilsena ja parandada kindlasti kohalike kütuste kasutamisel ka siseriiklikku tööhõivet.
elektrituru ja energiaturu korralduse osas on meid tegelikult ees ootamas palju väljakutseid, milliseid energiaallikaid siis eelistada Eestis. Ja see küsimus tõstatab taaskord päevakorda muidugi põlevkivi kui piiratud ressursi kasutamise tulevikus, kui Eestis on võetud tegelikult tänasel päeval siis suund põlevkiviõlist transpordikütuste tootmisele. Ja kindlasti on suure mõjuga muude Eestis kasutada olevate energiaressursside nagu turvas, puit, tuul ja muud sellised kasutamine. Ning seal tuleb vastata ka arengukava protsessis kindlasti küsimustele, et kas nende kütuste kasutamise toetamine toetab ka tegelikult Eesti väliskaubandusbilanssi läbi selle, et meil toimub siin Eestis tehnoloogia arendust, teadus-arendustegevust, intellektuaalomandi väljatöötamist. Nii et nendele ja kõikidele muudele küsimustele peaks hakkama vastama siis uus energiamajanduse arengukava. Selle väljatöötamiseks teeme juba sel aastal rea uuringuid, analüüse ja muud seiret ning usun, et tegelikult 2013 aasta on kujunemas ühiskonnas suurte ja põhjalike energiadebattide aastaks. Ning oma oluline osa on kuni 2020 aastani viljelevase energiapoliitikas kindlasti ka Euroopa Liidu kliimapoliitikal ja selle edul tegelikult globaalsel tasandil, nii et kui võtta väga lihtsalt, siis tegelikult Eesti jaoks omab see mõju ühelt poolt läbi selle, et kui CO2-l tekib kõrge hind või CO2 kvoodil, siis kallineb kindlasti fossiilkütustel põhineva energiatootmise hind. Teisest küljest aga, mida kõrgem on CO2 hind, CO2 kvoodi hind maailmaturul, seda rohkem on võimalik Eesti riigil sellest kvoodimüügist ka tulu teenida, nii et seda raha kindlasti, mida on võimalik riigil teenida, saab tagasi suunata taaskord energeetikasektori efektiivsemaks muutmiseks. Aga kahtlemata, olenemata sellest, on kavas Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid, struktuurivahendeid suunata alates 2014 aastast energeetikasektorisse, peamiselt siis kaugkütte katlamajade renoveerimiseks, ka lokaalkütte katlamajade soetamiseks, kaugkütte võrkudesse ja muud sellist. Kokkuvõttes võiks öelda, et Omanike Keskliit ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on tegelikult väljas ühtede ja samade väärtuste eest. Ja oluline on leida siin võimalused ja meetmed kodukulude ohjeldamiseks ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolsed tegevused siis elektrisoojuse ja gaasituru tekkeks on siis sellised, mis peaksid mitmete pakkujate turule tulemise puhul olema hinda stabiliseeriva või alandava mõjuga ja monopoolsete ettevõtete korral kindlasti tuleb rakendada väga selget hindade kooskõlastamise raamistikku ja sundida neid monopoolseid ettevõtteid tegema investeeringuid selleks, et tarbijatel oleks siis see teenus ja toode soodsamad. Ja kindlasti omalt poolt saan öelda, et Omanike Keskliit on väga oodatud laua taha oma ettepanekutega kõikides nendes protsessides kaasa lööma. Aitäh!